Kas sa mitte ei armasta seda, kui surfad rahulikult oma Instagram feed'is ja siis sind hakkavad lambist ründama reklaamid? Mida vittu? Mis asi? Mis? What the... Kes see lollis üldse sellise asja endale telliks? What the fuck? Mida Janar ei teadnud, et tema ongi see loll, kes endale sellist asja telliks. Te olete ilmselt kõik kuskil sotsiaalmeedias olles sattunud nende Wishi reklaamide ohvriks. No teate küll, neid mingi jumala veidraid tooteid, mille nagu sul pole aimugi, mida peale hakata. Mis vist on veel veidram, kui need tooted ise on need hinnad. Nagu ma ei tea, näiteks oled sa kunagi tahtnud endale osta mootorratast 8 euro eest. Ma ei tea, mis neist tablettides on, aga ma väga kahtlen, et see legaalne on. Ai, okei. Ei, ma lihtsalt pigem ostaks endale raha, sest seda ei ole ju kunagi piisavalt. Ma vist leidsin just päris elus money duplicate'imisglitchi. Vaene olemine on nii eelmise sajandi teema. Ja siis sa saad kasutada seda raha, mis sa endale just juurde ostsid, et soetada endale 16-eurone Coca-Cola. Stonks! Ma ei saa aru, mis neil seal Wishi meeskonnas toimub, et neil pooled tooted mingi räme seksuaalsed on. Mul tunne nagu ma oleks mingi sex-shoppi sisse astunud. See ka sulli ei aita, et enamus review mingi fake on ja kõik täpselt sama jutuga, et mingi ohohoo, toode jõudis kohale varem kui lubati ja bla bla bla. Aga ega tegelikult ma enne teada ei saagi, kui ise proovida. Nii et ma täitsin oma ostukorvi kõige veidramate asjadega, mis ma leidsin ja saatsin Eesti poole teele. Mul küll ütles, et sellega läheb kõvasti rohkem aega, kui need review'd mulle lubasid, nii et no ma ei tea, eks see... Kas sa teed fucking nalja mulle? On hauli aeg! Selleks, et näha, kas Wishil nagu mingilgi määral tõsi taga on või nad ongi nii hullud, kui räägitakse, siis ma tellisin endale AirPodsid mingi 3 euro eest. Ma lootsin, et see korpus on nagu natukenegi sarnane päris AirPodside, et ma nagu vähemalt kedagi saaks lollitada. Aga ei, kes fake AirPodsid on fake AirPodsid. Siin raskelt lahti käib. No, ossa boss. Põhimõtteliselt sellel hetkel ma... Mis ütlesid? Ütlesid, mida? Ma ei kuule. Meie vahel on praegu sein. Sa küll ei näe seda, aga selle nimi on Flex. Mul pole aimugi, kuidas need tööle peaksid minema. Okei, mul pole aimugi, kas need üldse töötavad. Ära ole pussipoi! Tead, mis on aastal 2019 ikka veel naljakas? Kaka. Miks kaka veel? No, sest kaka, miks mitte kaka? Pigem kaka kui mitte kaka. Kaka on nagu sitt ja sitt on nagu sitaks naljakas. Pun intended. Kaka on loodus ja meie oleme loodus. Ehk kaka on meie ja meie oleme kaka. Juu. Aga tead, mis on veel parem kui sitt? Mitte midagi. Nagu päriselt. Absolut mitte midagi. Nüüd on ka sul võimalus endale soetada lihtsalt mitte midagi. Ma tahan teada, kes see geenius oli, kes otsustas, et ta hakkab müüma. Ei midagi. See maksis rohkem kui need AirPodsid. Ma ei tea, mis ma ootasin. Või tähendab, ma ei oodanudki midagi. Mul on kurvad uudised kõigile fännipäkkide armastajatele. Nimelt minu kui ausa mehe arvamus on see, et need ei lähe kokku nagu absoluut ühegi teise riidesemega. Need lihtsalt ei lähe, see näeb sitt välja, nagu sorry. Nii et selle asemel, et niisama lolli mängida, siis võib-olla üritakski nagu rahvast lõbustada nimelt. Vola. Vaat kui keegi juba sellisega mul tänaval vastu tuleks, siis ma oleks tule uhke, sest nagu vähemalt ma tean, et ta kannab seda irooniliselt. Või no, ma jumala eest loodan. No, siin sees ei olegi nii vähe ruumi, kui ma arvasin. Oota, kas siin sees on midagi või? Oota, mis asja ei ole? Ei, see on ikka mitte midagi. Ma ei tea, kas te mäletate seda, see Area 51 raid, mis me pidime tegema. Ma tean, nüüdseks on see mingi päris surnud meem ja põhimõtteliselt mitte kedagi ei tulnud kohale. Aga vaata, nad ei valetanud. Neil actually olidki seal tulnukad. Ma tahan, et te kõik tutvuksite... Mis see nimi tal oligi? Mingi... Või midagi sellist.
ja tal täiesti mingi oma planeedi bängerid ka kaasa, tule mul ema, pane vait, pani. Jaa, okei. Ning viimaseks, kuid kohe kindlasti mitte apu viimaseks, mul on jumalate poolt saadetud iidsed rull, see on üks. Oh, wow. See läheb raudselt seina peale. Nüüd, kui sugulased külla tulevad, on kohe palju kergem vestlust alustada. Võrreldes tavaliste poodidega, siis internetis shoppamine on tihtipeale võib-olla küll mitte kiirem, aga kindlasti lihtsam ja odavam. Ja nüüd ma tahan teile tutvustada viisi, kuidas see veel odavamaks enda jaoks teha. Nimelt tänase päeva mis sa ütlesid? Et sa oled pahane mu peale? Et see on juba teine video järjest, mis mul sponsoreeritud on või? Kuna ma olen jõudnud sellisesse ikka, kus ma niikuinii pean varsti minema laia maailma ja oma elu alustama ning kuna mul on suured laiad unistused, mida ma oma eluga tahan teha, siis mind nagu absoluut ei koti, mis sa arvad? Igatahes, las ma tutvustan teile boonusvõid. Nimelt boonusvõiga on sul võimalik raha teenida läbi internetis shoppamise. Jah, te kuulsite õigesti. Nimelt sulle makstakse selle eest, et raha kulutad. Kas pole mitte loogiline? Ei, ma tean. Sellepärast see nii hämmastav ongi. Olgu see siis kas mobiiliäpi, brauseri add-oni või lihtsalt läbi boonusvõi lehe internetipoodi minnes. Juba oma esimesest ostust hakkab su boonusvõi kontole raha kogunema, mille saad oma pangakontole saata peale kindla summa täitumist. Aga kõige kergem variant on lihtsalt kerida video alla ja vajutada mulle spetsiaalselt tehtud boonusvõi lingile. Mis selle lingi eriti eriliseks teeb, on see fakt, et juba oma esimeselt ostult saad tervelt 3 eurot tagasi koguda. Nii et mis sa ootad? Mine otsi oma ema krediitkaart üles, osta endale viibakse, saa raha tagasi ja osta veel viibakse. Been about 1 year and I might just tell you how I feel. I'm not so sure I can open my mouth way too much, but I can't right now. I got too much going on in my head.